See ei ole podcast, see on mõtisklus. Kellele kuulub vastutus siis, kui mina enam ei kontrolli? Kontrollist on lihtne rääkida. Vastutusest mitte. Kontroll on tegevus. Vastutus on seisund. Kui ma kontrollin, siis ma juhin. Kui ma juhin, siis ma vastutan. Vähemalt nii olen ma harjunud mõtlema. Aga mis siis juhtub, kui kontroll kaob? Mitte sellepärast, et ma loobun, vaid sellepärast, et elu ei küsi enam luba. Haigus, vale otsus, teise inimese valik, aeg, mis saab otsa. Kontroll ei küsi, kontroll ei kuku käest dramaatiliselt. Ta libiseb vaikselt. Ja siis tekib küsimus, mida me endale harva lubada küsida saame. Kellele kuulub vastutus siis, kui ma enam ei kontrolli? Me ütleme sageli, ma annan sulle, Jumal. Usaldan Jumal sulle. Aga mida see tegelikult tähendab? Kas see tähendab, et vastutus läheb koos kontrolliga ära või jääb midagi alles? Sest ausalt öeldes vastutus ei kao. Isa jääb isaks, juht jääb juhiks, inimene jääb inimeseks. Usk ei võta vastutust ära. Ta muudab selle kaalu. Siin on pinge. Kui vastutus kuulub mulle, siis miks ma ei kontrolli? Ja kui vastutus kuulub Jumalale, siis miks see mind endiselt rõhub? Võib-olla oleme vastutust ja kontrolli segi ajanud. Kontroll tahab tulemusi. Vastutus kannab kohalolu. Kontroll küsib, kas ma saan hakkama? Vastutus küsib, kas ma olen truu. Heebrea mõtlemises ei ole inimene maailma kandja. Ta on hoitav. Aga et see ei tee temast pealtvaatajat, ta vastutab. Aga mitte kõige eest. Võib-olla ei kuulu vastutus sellele, kes kõike juhib. Võib-olla kuulub vastutus sellele, kes jääb, kui juhtimine enam ei tööta. Sest seal ei saa enam süüdistada süsteemi, aga ei saa mängida ka Jumalat. Seal jääb ainult suhe. Ja võib-olla ei küsi Jumal, miks sa ei kontrollinud. Võib-olla ta küsib, kas sa jäid, kui sa enam ei saanud. Ma ei ole kindel, kas sellele küsimusele on selge vastus. Aga ma tean, et vastutus ilma kontrollita paljastab, millele inimene tegelikult toetub. Ma jätan sind selle küsimusega. Kui sa enam ei kontrolli, kelle koorem see siis on? Ja kas on võimalik, et vastutus ei ole see, mis sind murrab, vaid see, mis sind alles hoiab? See oli mõtisklus, mitte vastus. Aitäh kuulamast.